Nii, tere päevast siis kõigile uuesti. Minu nimi on Brit, mina töötan TTJA kommunikatsiooniosakonnas ja aitan täna siis tänast infopäeva natukene modereerida. Tere tulemast kõigile siis raudtee-ettevõtjate infopäevale. Täna on meil siis kaks teemat, ohutusjuhtimise süsteem ja ühtne kontaktpunkt One Stop Shop. Räägime sellest päevakavast ka korraks, et meil on plaanitud siis niisugune 1,5 tundi, 2 ettekannet, alustab siis Mikk, kes räägibki siis ohutusjuhtimise süsteemist. Siis on kõigil teil võimalik küsimusi küsida, ehk siis küsimused on oodatud nii siia chatti või siis, aga ka väga oodatud on siis ka Mikk ära avada ja siis ise otse küsimus küsida. Et see on väga oodatud ja siis teeb Tanel teise ettekande One Stop Shopi kasutamise teemadel. Ja siis on samuti võimalik peale ettekande lõppu küsimusi küsida, et samuti pange need siis chatti või avage mikrofon ja küsige ise. Ja et kui mingisugused küsimused peaksid jääma meil mingil põhjusel vastamata, siis saadame need vastu kirjalikult. Või kui on mingisuguseid ettevõtte spetsiifilisi küsimusi, siis saate neid ka meile saata ja saame nendele vastata. Aga mis on veel hea uudis on see, et salvestame tänast infotundi, kui on mõni kolleeg, kes täna näiteks liituda ei saanud, kuid kellele see informatsioon, mida täna jagame, on samuti oluline, et siis on võimalik seda pärast ka jagada. Et mina teile need kutsed saatsin, mina teile saadan ka pärast siis selle infotunni materjalid. Aga mina rohkem ei seletakski, annan sõna Mikule ja ilusat ja produktiivset infotundi meile kõigile. Tervis ka minu poolt. Olen Mikk Mältson ja tegelen TTJA-s ohutusjuhtimise süsteemiga, nende hindamisega, nii järelevalvete läbiviimisega ohutusjuhtimise süsteemide alal ja siis ühtsete ohutustunnistuste väljastamise otsuse genereerimisega. Aga jah, et ilma pikema sissejuhatuseta läheks kohe asuks asja kallal, et mis asi on üldse ohutusjuhtimissüsteem. Et kirjutasin siia oma sõnadega, et ohutusjuhtimissüsteem ei ole pealiskaudne dokument. Et selle rakendamine siis hõlmab ajas muutunud ohutusteemasid, mis peavad kõikidele töötajatele olema selgeks tehtud. Et just selle rakendamisega me olemegi täheldanud seda, et paljudel ettevõtetel on olnud kõrvalekaldeid, et ei rakendata kas õigesti või siis näiteks ei ajakohastata või siis näiteks arvatakse ka seda, et ohutusjuhtimissüsteem on ainult meie jaoks tehtud, kuigi tegelikult hõlmab see endas natukene rohkem kui ainult seda. Et kuidas teiste sõnadega seda seletada oleks see, et ohutusjuhtimissüsteem on siis selline nagu pigem sisukorralaadne dokument. Sellest siis saab erinevatele täiendavatele dokumentidele siis viiteid leida, et kui töötaja seda ohutusjuhtimise süsteemi loeks, et siis ta saaks ka sellest aru või siis näiteks tal oleks ligipääs nendele täiendavatele dokumentidele, mis siis tema tööga just seotud on. Et tõin siia ka raudteeseaduse ka juurde, paragrahv 40, et avalikul raudteel tegutsev raudteeettevõtja kehtestab oma ettevõttes ohutusjuhtimise süsteemi ja tagab selle rakendamise. Ohutusjuhtimise süsteem dokumenteeritakse. Ohutusjuhtimissüsteemis näidatakse siis vastuse jaotumine organisatsioonis. Et see on ka hästi oluline, et
ohutusjuhtimissüsteem ei oleks ainult nii-öelda teatud osakondade teha, vaid oleks ikkagi, et juhatuse liige oleks ka kursis, mis asi see üldse on ja saaks selle sisust õigesti aru. Et sellega on ka olnud erinevaid tähelepanekuid. Nii. Minu pilt kadus ära. Kaamera, vabandust. Okei. Kaamera nüüd uuesti vist läks kinni. Huvitav, et ei taha me seda avada väga. Aga jah, et töötaja, nagu ma ütlesin, et peab leidma enda jaoks, töö jaoks vajalikku informatsiooni ohutusjuhtimise süsteemist. Ja selle töötaja all ei mõelda ainult nii-öelda raudteetöötajaid, vaid ka neid, kes näiteks ongi, ma ei tea, kaubalaadjad, ja puutuvad kokku nii-öelda raudtee kaubavagunite laadimisega, et ka nendele on seda vaja teada. Ja hetkel on ta ainult nii-öelda mõeldud avalikul raudteel majandavatele ettevõtjatele, aga võib-olla tulevikus Euroopal natukene laienevad, sest ohutuse juhtimissüsteem tuleb ka nii-öelda Euroopa nõudest. Ja siis võib-olla laieneb ka tegutsemise ohutustunnistusele mingi aeg see. Aga veel seda ei tea, et kuupäevaliselt seda veel paigas ei ole. Siis oluline ka on, miks ma tõin veel sinisega välja, on koostöö raudtee ja ettevõtete vahel ka. Et näiteks kui on mõni ettevõte, näiteks meie inframajandajad siin Eestis, et neil käib väga tihe koostöö, käib teiste nii-öelda raudteevedajatega, et oleks kõikide nendega arvestatud ja nende ohutusjuhtimissüsteem näiteks kas või kellelgi seal ettevõttes korrakski läbi loetud või tutvutud sellega, et kuidas nende ettevõtte see kultuur nagu on. Et kui seda muidugi avalikustatakse, et vahepeal on see, et ohutusjuhtimissüsteemi pigem ei ole nagu hea jagada teistele ettevõtetele. Aga ettevõtte siseselt ta peab ikkagi toimima. Siis ohutusjuhtimissüsteem koos täiendavate dokumentidega on reaalajas muutub. Et nüüd see on ka üks suur asi, mis oleme näinud, et kuigi see on seal kirjas tavaliselt, siis seda üldjuhul väga palju ei ole järgitud. Et üks näide ongi näiteks see, et kui taotleti ühtne ohutustunnistus, saadi see kätte ja unustati see ohutusjuhtimissüsteem ära ja selle uuendused. Et tegelikult peaks seda iga aasta ikkagi uuesti üle vaatama ja siis kirja panema, et millistes peatükkides just muudatused tehti. Et kuna meil nii-öelda keskkond muutub iga-aastaselt, et ütleme, et erinevad pandeemiad siin ja lisaks veel sõjad ja kriisid, et siis on hea ikkagi hoida seda infot ikkagi ajakohastatud, et just kaubamahtude osas ja reisijate mahtude osas ka. Nii, lähme siis natukene täpsemalt ohutusjuhtimissüsteemi nii-öelda ülesehitusse. Et ma just kirjutasin siia, et ülesehitus ja kaustad, kuna kaustad on hästi olulised, et dokumendi haldussüsteemiga on tegelikult see ohutusjuhtimissüsteem hästi otseselt seotud. Et kuidas üldse alustada ohutusjuhtimissüsteemi ülesehitust on see, et tuleks vaadata määrust 2018-762, just lisa 1, aga taristuettevõttel siis lisa 2. Et see määrus siis kehtestab siis, ütleme, baas nii-öelda ühised nõuded, et mida on võimalik järgida ja nende nõuete kohaselt meiega kontrollime nii-öelda neid menetlusi. Et oleks hea, kui ongi nii sama sisukord teie ohutusjuhtimissüsteemis, kui seda on näiteks määruses, et punkt 2 näiteks tähistabki juhtkonda ja nendepoolset ülevaatust näiteks. Ja punkt 5 näiteks oleks riski juhtimissüsteem, et see sassi ei läheks, sest numeratsioon on oluline igas nii-öelda ohutusjuhtimissüsteemis ja nii-öelda leidmisel, tuvastamisel erinevatel nii-öelda probleemidel, mis seal on või siis möödaminekud.
Et pigem jah, olekski hea, kui on igas ettevõttes üks inimene, kes oleks selle määrusega siis just sina peal ja kursis ja saaks sellest määruse sisust aru. Ja samuti oleks siis peal ohutusjuhtimissüsteem, et see saaks tehtud. Kui detaile ei ole ohutusjuhtimissüsteemi lisatud, tuleb täiendavatele dokumentidele viidata. Et seda olen ma ka enda hindamiste jooksul näinud, et näiteks just need viited on puudu või siis on mingisugused viited näiteks riskianalüüsil on olemas, et seal riskide registris näiteks saab täpsemalt infot, et ohutuspoliitika dokumendid ajas muutuvad, et ohutusjuhtimissüsteemis oleks ka hea kajastada näiteks, et aastate lõikes näiteks ohutuspoliitikat, ohutuse eesmärke saate leida näiteks sellest kaustast, et dokumendihalduse süsteemist, et siis saavad töötajad ka kohe sinna nii-öelda lingi otse, et ohutusjuhtimissüsteem siis nagu suunaks vaja on või mille vastu siis huvi tekib. Või siis näiteks on ressursside eraldus, et ütleme, et millistel juhtudel üldse nii-öelda juhtkond näiteks eraldabki ressursse näiteks vedurijuhile, kui tal on mingisugune probleem, et VRM ei tööta, vedur ei tööta näiteks korralikult. Ja detailide all siis natukene räägin ka täpsemalt, et mida me mõistame üldse, et ohutusjuhtimissüsteemi protsesse täpsemalt kirjeldavaid dokumente, et ongi näiteks riskide register näiteks reaalajas muutuv, samuti erinevad hooldusvälbad, et hooldusgraafikud 2025 näiteks eelmise aasta kohta. Et sellised detailid oleks siis need kirjeldavad dokumendid. Ja aastate lõikes pidevas muutumises olevaid dokumente, et need ka, et ohutuse eesmärgid, et näiteks 2024 ei pruukinud samad raudteeohutuse eesmärgid olla kui 2025. Ja eesmärkide kohta kohe ütlen, et võiksid olla ikkagi sellised mõõdetavad eesmärgid, et konkreetsemad, et üldsõnalised eesmärgid väga meile ei ole siiamaani sobinud. Nii, vaatame siis järgmist slaidi ka. Et siin on muidugi väga kokkuvõtlikult tehtud see nii-öelda määrus 2018-762, et tegelikult selle nagu üldinfo või kokkuvõtlik info tulebki esialgu direktiivist 2016-798 ja see direktiiv on siis võetud ka Eesti raudteeseadusesse üle, et just selle rakendusaktiga või ministri väljastatud määrusega 73, et ohutusjuhtimise süsteemi kohta. Et need samad 11 punkti, mis on seal 3. paragrahvis, on ka kokkuvõtlikult, et mida tuleb siis jälgida. Aga detailidesse saab süüvida ainult siis, kui vaadata see määrus konkreetselt üle see 2018-762. Ehk siis alustame siis ohutuspoliitikast, et seda muudetakse siis, kui näiteks muutub ettevõtte visioon või nimi ka, et milline ohutuspoliitika on, et näiteks ettevõttes sai väiksem ettevõte, kuidas see asi laheneb, mida nüüd järgitakse, millised on ressursside võimalused, et kõiksugu sellised dokumendid peaksid olema seal selles kategoorias. Siis samuti punkt 2 on ohutuseesmärkidega seotud dokumendid, mis võiksid siis muutuda iga aasta, nagu ma enne mainisin, et kuna ohutuseesmärgid raudteeohutuses näiteks ongi see, et teenindame näiteks 95% reisijaid, aga näiteks järgmine aasta on näiteks 96% reisijaid või siis lisandub näiteks ohtlikud veosed ettevõttesse, et siis need oleks ka sinna ohutuseesmärkidesse toodud, et teenida näiteks lisaressursse sealt ohtlike kaupade veost, et kui lisandub selline asi. Samuti on näiteks siis täiendavad dokumendid, ka seaduslikud dokumendid, mis muutuvad vastavalt seaduste muudatustele.
Ehk siis ongi see, et näiteks kui muutub, ütleme, mingisugune juhend või määrus, kas või direktiiv ise, et siis oleks need keegi, kes sellel muudatustel silma peal hoiab või siis me tavaliselt ka saadame TTJA poolt, et kui mingi oluline dokument muutub või juhend, et siis me saadame selle uuenduse kindlasti või need määruse uuendused saadame ettevõtetele ka meiliga, et mis enamasti muutus ja lisaks siis sellele on ka näiteks meie dokumendid, et TTJA kodulehel on ka ühtse ohutustunnistuse näiteks taotlemise juhend ja samamoodi on näiteks Euroopa Raudteeameti kodulehel erinevaid juhendeid, et seal on One Stop Shopi OSI kasutamise juhend näiteks, kuigi see on ainult inglise keeles, et eesti keelde seda veel tõlgitud ei ole ja nii palju, kui ma aru sain, siis seda tõlget vist ei taheta teha ka praegu. Aga need näiteks, kes oskavad inglise keelt või siis näiteks saavad tõlkida kuidagi seda näiteks kas või AI-ga tänapäeval, et siis see kindlasti on suureks abiks, et teile ka. Siis on number 4 on tehnilised dokumendid, et ongi näiteks iga-aastased veeremi hooldusgraafikud, igasugused tööriistad, et ka käivad sinna alla, et need oleks kõik korras, et nendel silma peal keegi hoiaks. Et seda võib teatud osakond muidugi teha, aga juhtkond peab olema selleks veendunud, et seda tehakse. Et keegi sealt vastutaks ka sellest. Siis on riskide register, et see riskide register võib muutuda isegi tihedamalt kui üks kord aastas, et kui juhtub mõni suurem õnnetusjuhtum, et siis riskide registrit on otstarbekas muuta vastavalt sellele, milline risk siis sealt riskide registrist realiseerus. Samuti riskidega seoses on koostöö partneritega, ehk siis see on hästi oluline, et näiteks ma olen näinud, et erinevad ettevõtted ei ole kursis, millised on teise ettevõtte riskid või siis näiteks seotud riskid ühisel taristul näiteks opereerimisega või partnerettevõtetel näiteks, et need võiks ka koos kaardistada neid ühiste töötubade näol või siis ühiseid koosolekuid näiteks korraldades. Siis on veel täiendkoolituste dokumendid, mis siis tuleb ka sorteerida aastate lõikes, et nende kohta me oleme ka küsinud, et teatud teemade kaupa, et milliste teemade osas siis koolitati näiteks vedurijuhte sellel aastal, et siis oleks neid lihtsam selle kohta kohe leida, et ei peaks enda dokumendi haldussüsteemi täiesti nii-öelda lahti võtma ja otsima sealt, et siis oleks konkreetne viide olemas. Siis punkt number 7 on infovahetus. See on seesama näide, et ressursside eraldused nii-öelda juhtkonna poolt, et millal konkreetselt anti näiteks vedurijuhile võimalus, et tema mure jõudis kuhugi kõrgemale, et selle põhjal tegi näiteks juhtkond otsuse, et nii selle veduri mure me peame kindlasti lahendama, et niimoodi me edasi sõita näiteks ei saa või siis on näiteks mingisugused sidehäired, et tegeletakse sellega edasi. Et selline asi on ka, et infovahetus on hästi oluline tänapäeval, et info õigesse kohta jõuaks ja kõigile oleks üle selgitatud, et iga asjaga ka ei ole mõtet TTJA poole pöörduda, et kui on võimalik seda ettevõtte siseselt lahendada, siis oleks see ka hea variant. Et me olemegi seda usku, et ettevõtjad peaksid hakkama natukene rohkem ise mõtlema, tegutsemisplaani paika panema ja siis vastavad meetmed ka ise kirja panema. Et mida nemad teevad ära selleks, et ohutum kõigil oleks. Siis on ka punkt number 8 on dokumendi halduskord. Et see on ka Euroopa süsteemi järgi natukene erinev sellest, mis meil siiamaani on olnud, et nagu ma teile natukene seletasin, et ohutusjuhtimissüsteem on Euroopa süsteemi järgi siis täiesti nagu raudteekeskne dokument, et see on nii-öelda täiesti nagu puujuur, millest hakkab kõik siis hargnema. Et seal peaks kõik kirjas olema, aga see info, mis seal kirjas on, võib olla dubleeritud siis ka täiendavates dokumentides samamoodi.
et dubleerida võib, aga infot ära jätta ei tohi. Ja nii-öelda meil ennem oligi see mure, et näiteks hästi paljud ettevõtted tegutsevad veel nii-öelda SRÜ-süsteemi järgi, mis on erinev kui see, mis Euroopast nõuded tulevad. Et vaikselt väikeste sammudega lähme edasi sinna nii-öelda Euroopa süsteemi, et juba kasutame seda, aga lihtsalt, et oleks kõik nii-öelda konkreetselt paigas. Siis üks nõue, mis tuleb, ehk siis seal on just see, et ma polegi näinud kellelgi, et oleks olemas õnnetusjuhtumite uurimise mudel. Ehk siis seda peaks tegelikult hästi täpselt kirja panema, et kuidas õnnetusi uurib, kes uurib ja samamoodi, millist metoodikat kasutatakse, kas on see nii-öelda üle Euroopa tunnustatud metoodika või on ettevõttel mingi oma metoodika, just juurpõhjused ja sealt edasi siis ka jätkutegevused, et jätkutegevused on hästi oluline. Et tavaliselt ongi see, et meile üldjuhul ei tahaks näha niisugust jätkutegevust, et umbes, et vedur sõitis rööbastelt välja ja jätkutegevus on see, et vedur tõsteti rööbastele tagasi. Et võiks olla ikkagi natukene rohkem kui ainult see, et lihtsalt olekski, et miks näiteks sellised asjad, et mida siis edasi tehakse, et kas ettevõttes võetakse mingised sammud, et sellised sarnased olukordi ei jõustuks või siis näiteks riskianalüüsi muudetakse, et kõike seda saab sinna nagu kirja panna. Siis on eriolukordades tegutsemisplaan, mis on ka hästi oluline, aga selle kohaselt me tegelikult ei olegi väga palju vigu leidnud, et ettevõtetel üldjuhul on eriolukordades tegutsemisplaanid päris korralikult tehtud ja päris detailsed, et seda kõik oskavad väga hästi, et kuidas Eestis nii-öelda õnnetus või vahejuhtumi korral tegutseda ja mida täpselt teha. Kuigi üks aspekt, mida me seal oleme alati küsinud, on see, et oleks vedurijuhil näiteks olemaski operatiivne plaan, et mis tal oleks vedurijuhi kabiinis, et ta saaks kohe tegutseda vastavalt juhistele, et helistada nii-öelda häirekeskusesse, kes helistab näiteks meile, et dispetšer helistab meile või jaamakorraldaja näiteks, et kõik see oleks seal näiteks operatiivplaanis või siis olekski selline üheleheküljeline kokkuvõte vedurijuhi jaoks näiteks sellest pikast dokumendist, mis on siis üleüldine eriolukordades tegutsemise plaan. Küll aga ma tean, et kui näiteks laiendatakse ühtset ohutustunnistust, siis eriolukordades tegutsemise plaan nii-öelda ka peab muutuma, et seal näiteks kui laiendatakse Lätti, siis Läti osa peab seal kindlasti juures olema, sest Läti nii-öelda on arvamusel, et pigem vedurijuhid võiksid rääkida ikkagi läti keeles, et oleks nii-öelda oleks kõik vajalik info sellistes olukordades edastatud ja muidugi kontaktid on ka teised, et ei ole Eesti Raudtee, eks ju, on täiesti teine ettevõte. Siis punkt 11 on siseauditid ja nende tulemused. Siin samamoodi on jätkutegevustel rõhk, et siseauditid on ka üks oluline nii-öelda kontrollelement ettevõtja enda jaoks, et kuidas temal raudteeohutus nii-öelda, millisel järel ta täpselt on. Et ongi vaja, et keegi näiteks ohutusnõunik või näiteks keegi audiitor ettevõtte siseselt siis vaatab selle täpsemalt üle, et kuidas tööd tehakse, kuidas ohutusjuhtimissüsteemi näiteks reaalsuses rakendatakse, et ettevõte ka ei jõua kõikidesse kohtadesse ise, et siis me vaatamegi nii-öelda siseauditite tulemusi. Et see on meie jaoks ka oluline info. Ja jah, jätkutegevused selle kohta ka, et väga oluline, et saaks kõik need leiud, mis siis siseauditi käigus leitakse, saaks rakendada ka see info jõuaks juhtkonnani esiteks ja juhtkond siis eraldaks siis vajalikud ressursid parandamaks neid teemasid, kui on neid muidugi vaja parandada, kui on sellised lihtsalt nokkimisteemad, siis ei ole alati vaja parandada, aga kui on ikkagi tõsised teemad, siis oleks see ikkagi see, et neid parandatakse ja vaadatakse iga aasta uuesti üle, et kui on tõsine teema. Nii, nüüd saame lõpuks järgmise slaidi peale ka minna. Võtame kohe. Nüüd ma tooks välja natukene
silmailu ka siin graafiku näol, et kuna siin piisav tekst on olnud, siis on oluline ka teada näiteks seda, et millised on just ettevõtetes levinud vead. Siin on muidugi protsentide järgi see graafik välja toodud. Ehk siis 100% on muidugi maksimum, et need 3 esimest hulpa on 100% ettevõtetes siis põhimõtteliselt kõik levinud vead. Ehk siis midagi on näiteks uuendamises puudu, dokumentide uuendamises, et mõned dokumendid on juba jumal teab mis aastast, eks ju. Et näiteks infrakasutuse dokumente ma olen näinud aastast, seal ka 90-ndatest välja, et neid võiks uuendada kindlasti, lepinguid uuendada koostööettevõtetega ja tingimused nagu täpsemalt kirja panna, eriti just nende maailma muudatuste kohaselt. Siis teine asi on viited puudu. Viited ongi siis kaustadele, ehk siis kust kaustast mina leian näiteks ohutuse eesmärgi dokumendi. Või siis näiteks, mis dokumendi nimi üldse on. Et võiks olla näiteks lause juures, et täpsemalt leiab ohutuse eesmärkide kohta näiteks ohutuse eesmärgi 2025 aasta dokumendist. Et see asub selles kaustas. Et ohutusjuhtimissüsteemis võib sellist infot väga edukalt kirjutada ja meie oleme ka väga rahul, kui ettevõtted seda teevad. Siis riskianalüüs on ka üks aspekt, et me oleme märganud seda, et just need jätkutegevused ja leevendusmeetmed, et kuigi vaadatakse riskid iga-aastaselt üle, siis täiendavad meetmeid näiteks ei rakendata või siis jääb kuidagi see risk sinna inaktiivseks mingi aeg, et ongi, et keegi väga ei tegele ka sellega, et vaadati niisama kinnitamise pärast see üle. Et oluline oleks ikkagi see, et näiteks inimesega kokkupõrge, et vaadata see risk näiteks iga-aastaselt üle, et kuidas saaks seda veel paremaks teha, kas või mingi kaamerate paigaldus või sellised asjad, et lisakaamera kuhugi taristule näiteks lisada ohtlikumasse kohtadesse. Et jah, et neid peaks vähemalt kaaluma neid meetmeid või siis kui ei otsustatud selle meetme kasuks, et näiteks oli liiga kallis, siis tulebki seda põhjendada, et näiteks kaamerate kasuks ei otsustatud sellepärast, et oli ressursimahukas näiteks. Siis samuti aruanded hilinevad siin väga paljudes ettevõtetes pole olnud, et 40% ettevõtteid ikkagi ei saada õigeaegselt enda aruandeid, kuigi 60% jällegi saadab. Ehk siis aruanded ka soovitan panna endale mingisugune kord ettevõttesse paika, et nii tegevusaruanne näiteks selleks kuupäevaks, ohutusnõuniku aruanne tolleks kuupäevaks ja siis ka ohutusaruanne ka 31. maiks saata, et iga aasta saaks õigel ajal selle aruande laekuks meieni. Ja meie näeksime ka sellega seda, et ettevõte reaalselt ka panustab siis enda ohutusse ja jälgibki ohutusjuhtimissüsteemi siis iga-aastaselt. Ja ohutusaruannetes ka nii palju, et praegu ma olen siin mõnele ettevõttele kirjutanud, et jah, palun jälgige seda sama määrus, mis ma enne välja tein, 2018-762, et selle peatükkide numeratsiooni ja hea oleks, kui olekski selle numeratsiooni järgi siis välja toodud siis peatükk otse konkreetselt, et selles peatükis näiteks eelmine aasta muutsime seda infot. Et siis me näeme konkreetsemalt, et mida muudeti. Et kui lihtsalt öeldakse, et näed, ohutusjuhtimissüsteemi muudeti 2025 aastal, aga otseselt ei ole kirjas, et mida muudeti, siis meile väga see info ei ütle kahjuks mitte midagi. Siis on human and organizational factors, mis on siis inimfaktor ja inim- ja organisatsioonilised faktorid. Nendega nüüd niimoodi, et see on ka hea, et me näeme, et nüüd on kasvutrendis, et ettevõtted on hakanud rohkem panustama sinna ja tõstatanud seda teemat natukene rohkem, et mõned ettevõtted on väga eeskujulikud juba päris selle inimteguri osas, et on näha, et mõeldakse nii-öelda ka mitte ainult see läbi, et vedurijuht tegi vea, vaid mõeldakse ka see läbi, et kuidas me ettevõttena saame paremad olla. Et see on ka hästi oluline just selle inimfaktori all, et tihtipeale mõeldakse seda kui ainult nii-öelda vedurijuhi enda viga või siis töötaja enda viga, kuigi tegelikult on ettevõte saab ka mingisuguseid muudatusi ikkagi teha või näiteks rohkem ressursse sinna alla panustada.
Ja siis on siin 80% umbes peaaegu, 78 umbes vist. Aga jah, pidev koostöö partneritega, et koostöö on ka selline asi, et see on väga oluline, et just teaksite, kes kuna konkreetselt mida ootab. Et näiteks ongi Eesti Raudteele on väga oluline see info, et kasutustasude osas, et kui palju te sõidate näiteks nende raudteel. Et just sellised asjad ikkagi välja tuua ja neid teemasid ikkagi arutada vähemalt kord aastas nendega koos. Et pärast ei peaks nii-öelda küsima ebameeldivaid küsimusi selle kohta. Nii, vaatame edasi. Ja siis ma tõin siit inglise keeles on muidugi hea väljend on see do's and don'ts, et eesti keeles on see mida teha ja mida mitte teha. Et mida teha on rohkem koostööd erinevate osapooltega, näidake initsiatiivi, korraldage töögruppe. Et oluline on, et kõik ettevõtjad ikkagi näitaksid ühiselt initsiatiivi, mitte ainult üks ei tegeleks. Samamoodi see üksteise süüdistamine, palun seda vähemaks võtta. Jätkutegevused paika panna. See on ka oluline, et kuhugi need mured jõuaks, et kui kellelgi töötajatest on mure, et on konkreetne korda tähistada, et kuhu see mure siis välja jõuab või mis sellega nüüd edasi tehakse või mis täiendavaid meetmeid näiteks rakendatakse. Ja punkt 3 on näited välja tuua, mida rohkem detaili, seda parem. Et näited on ka väga olulised kõikide nii-öelda ohutusjuhtimissüsteemi osade kohta, et mida rohkem näiteid, mida rohkem detaile, seda parem on meil kõigil seda hinnata, seda kiiremini see menetlus läheb, seda vähem närve te ise sööte endal. Need, kes ettevõtted, näiteks, kes tahavad laieneda, nendel samamoodi meie esitame väiksema arve, et kui on kõik asjad paigas lõpuks, sest see pidev tuhnimine ja dokumentide üles otsimine, see on meie jaoks samamoodi raske ja võtab meie töötunde ka. Jah, ja siis sorteerida dokumente loogiliselt, et olekski, et vedurijuht saaks ka aru, et kuidas on dokumendi haldussüsteemis näiteks need dokumendid sorteeritud, et kust tema leiab näiteks enda tööks vajalikud dokumendid üles. Ja siis ongi punkt 5 on, mida ma ka enne mainisin, on see, et keegi oleks ettevõttes, kes hoiab siis muudatustel silma peale, et kõik seaduse muudatused, ohutusjuhtimissüsteemi muudatused ja riskianalüüsid, ohutuse eesmärgid, et keegi oleks konkreetne inimene või vastutaja või siis osakond kas või, et kes hoiaks siis sellele asjale silma peal. Ja mida mitte me teha on siis jah, ma olin siin 3 asja välja, et esimene asi on kohe käega lüüa ja mõelda, et Euroopa süsteem on liiga raske, et teeme ainult seda ühtse ohutustunnistuse pärast. Aga tegelikult oleks vaja ikkagi, et keegi oleks asjaga kursis, saaks sisust aru ja siis on kõigil palju lihtsam seda teha. On meil lihtsam, on teil lihtsam. Siis punkt number 2 on süsteemist erineda või süsteemile vastu olla. Et nagu vanasõna põhimõtteliselt ütleb, on see, et mida rohkem eriarvamusi, seda keerulisem on. Et parem on, kui kellegi moodi nagu tehakse. Et Euroopast ongi tulnud sellised ühtsed nagu nõuded, standardiseerimised. Et vahepeal on hea nende standarditega siiski kaasa minna, sest see loob tervet seda ühtsust üle Euroopa. Ehk siis ongi näiteks tuleviku vaates, kui tahetakse näiteks autovedudelt näiteks raudteevedudele rohkem kaupa tuua, siis olekski see, et oleks vaja, et vähem nii-öelda riigid saaksid oma asja ajada ja rohkem siis Euroopa saaks ikkagi seda süsteemi võimaldada, ehk kaubavahetus näiteks ka kasvaks siis riikide vahel. Ja siis 3 ongi seadust või raudtee ohutust rikkuda, et ei soovita seadust rikkuda, et meil on ka igasugused meetmed, mida me saame seal rakendada. Ja raudtee ohutus on ka meie kõigi jaoks, ehk siis me samamoodi sõidame näiteks reisirongidega, et need ka oleks ikkagi turvalised ja pigem oleks kõigil ohutu sõita nendega. Kui see, et öelda näiteks, et ei saa kahjuks. Okei, aga põhimõtteliselt vist ongi jah, minu poolt selle esitlusega kõik, et nüüd on küsimuste-vastuste voor, kes soovib küsida.
Et ma annan natukene mingi paar minutit aega, võib-olla kirjutatakse veel üles neid küsimusi. Ja siis pärast seda nii-öelda teemaplokki me liigume edasi OSS kasutamise teemaplokki, et tundub, et kellelgi vist küsimusi pole tekkinud. Okei, aga kui kellelgi küsimusi veel tekib, siis palun saatke need meiliga meile selle ohutusjuhtimissüsteemi kohta ja siis ma annakski sõna järje edasi enda kolleegile Tanelile. Tere, mina olen Tanel Tina ja mina tegelengi TTVTAs veeremi vastavushindamisega. Ja hetkel ma siis teeksin väikse vahe siin teema ka, et kus saab abi antud teemade kohta, millest me täna räägime ja ka teiste teemadega, millega siis TTVTA tegeleb ja siis ka ja raudteebüroo. Et kõige lihtsam on abi saada TTVTA koduleheküljelt. Aga saab ka erakoduleheküljelt ja kui koduleheküljelt ei leia, siis saab ka eraservice deskist. Kirjutades sinna, siis nemad vastavad mingi aja jooksul, et kui teil on küsimused seoses kodulehekülje või erajuhendite või eraregistritega. Muidugi aitavad õigusaktid nii Eesti kui ka Euroopa Liidu omad. Ja saab abi kindlasti ka TTVTA kontaktidelt, et meie koduleheküljel on olemas ka meie raudteebüroo kontaktid, et kuhu te võite julgelt helistada ja siis alati aitame teid. Ja nüüd läheks siis edasi meie teise põhiteema ehk siis veeremi vastamushindamise juurde. Põhimõtteliselt vastavushindamist võib defineerida, et raudteeveeremi kasutamisel Eesti raudteevõrgustikul peab igal veeremil olema vastav luba ehk siis igal veeremi tüübil. Ja veeremi kasutuslubasid saab taotleda läbi ühtse kontaktpunkti ehk siis one stop shop inglise keeles ehk siis seda lühendit kasutame selle puhul siis OSS. Ja veeremi kasutuslubade menetlejaks on siis vastavalt taotluse tüübile, et kas siis TTVTA või siis Euroopa Raudteeamet. Et põhimõtteliselt on see, et kui on tegemist vastavushindamine Eesti territooriumil, siis on üldjuhul menetlejaks TTVTA, aga kui soovitakse kasutusluba saada mitmesse liikmesriiki või siis laiendada näiteks Eestist Lätti või näiteks Lätist Eestisse või mõnda teise Euroopa liikmesriiki, siis üldjuhul on menetlejaks Euroopa Raudteeamet ehk siis ERA. Ja veeremi vastavushindamisel on ka lubade taotlusel on mitu versiooni ehk siis lubade taotluse tüüpi. Et esmaseks on siis veeremi tüübi esmane luba. Seda tuleb taotleda siis, kui tulebki turule täitsa uus veeremi tüüp, mida varem Euroopa Liidus kasutusel ei ole. Ja kui seda samamoodi nagu me enne selle kasutusele võtta, siis hindab meie ehk siis TTVTA, aga kui siis soovite näiteks kas või üle Euroopa või siis näiteks Eestis, Lätis, Leedus või Soomes mitmes riigis, siis peaks juba taotluse esitama läbi Euroopa Raudteeameti. Siis on veeremi tüübi uuendatud luba. Seda tuleb taotleda siis, kui on mingis veeremi tüübil tehtud olulist muudatust konstruktsioonis või tehnikas, et mis oluliselt muudab tema omadusi. Siis peaks veeremi tüüpi uuendama. Siis veeremi tüübi kasutusala laiendus tähendab siis
selle tüübi kasutusala siis geograafilist laiendamist, et siis ongi, et kui te soovite näiteks Eestis kasutusel olevat veeremiga hakata töötama ka näiteks Soomes või Lätis või kus iganes Euroopa Liidu riigis, siis peate valima selle veeremi tüübi kasutusala laienduse. Veeremi tüübi uus luba on juba olemasolevale veeremi tüübile uue loa taotlemine, millega kaasneb nii-öelda uus EIN-kood ehk siis ta on ERA-TVS ehk siis Euroopa veeremitüübi registris uue numbriga. Veeremitüübi vastavushindamise versioon on veeremitüübi vastavuse luba. Seda kasutatakse siis, kui soovitakse kindlaks teha toodetud veeremi tüübi versiooni või veeremitüübi variandi vastavuse hindamist juba olemasolevale tüübile. Ja palun, Mikk, järgmine slaid. Ja veeremi vastavuse hindamine koosneb ka põhietappidest. Ehk siis ma tähtsamad loeksin teile ette. Kõigepealt peaksite kindlaks määrama, millist luba te soovite taotleda või mida te peate taotlema, et kas siis laiendamist, uut luba või siis tüübile laiendamist. Selle peate kindlasti enne taotluse tegemist ära määrama, et siis on teil lihtsam edasisi toiminguid planeerida. Ja vastavalt esimesele punktile peate ka siis määrama ja välja selgitama, kes hakkab vastavushindamistaotlust menetlema. Ja enne ühtsesse kontaktpunkti taotluse sisestamist peate ka leidma veeremile vastavushindamisasutuse, kes hindab ära veeremi tehnilised omadused vastama Eesti riiklikele infrastruktuuri nõuetele. Ja kui need etapid on tehtud, vastamishindamine on tehtud, vastamishindamisasutus on väljastanud vastavad sertifikaadid, mis kinnitavad veeremi vastavust Eesti riiklikele nõuetele, peate kokku panema taotluse dokumendipaketi. Ja taotluse dokumendipakett tuleb sisestada OSS-süsteemi, millest me räägime siis natuke hiljem, kui ma olen veeremi vastavushindamise punktid läbi käinud. Ja kui on taotlus esitatud, siis menetleja, kas siis TTJA või ERA, vaatab ja kontrollib üle taotluse üksikasjad ja ka dokumentide kompleksuse, kas kõik vajaminevad dokumendid on olemas. Ja kui on kõik korras, jookseb menetlus järgmisesse etappi, milleks on siis dokumendipaketi üksikasjalik hindamine, mida teeb ka siis menetleja. Seal siis me nii-öelda vaatame ka taotluse dokumentatsiooni sisse ja vaatame, kas siis dokumentide sisu vastab ka nõutud punktidele. Ja kui on see üksikasjalik hindamine ära toimunud, siis teeb menetlev asutus otsuse, kas siis positiivse või siis negatiivse. Kui viimane variant on siis, kui tõesti on väga suured mittevastavused ja tuleb taotlus tagasi lükata, aga õnneks praeguses praktikas niimoodi ei ole juhtunud. Nii, ja siis liigume järgmise slaidi juurde. Ja nüüd teeksin ka väikse ülevaate menetluse käigust, vastavushindamismenetluse käigust OS-süsteemis. Esmalt tulebki siis sisestada taotlus ja igaks juhuks ütlen üle, et alati palun taotlejana sisestada oma ettevõttest, kes seda vastavushindamistaotlust teeb, 2 töötajat. See on sellepärast oluline, et kui üks töötaja ei saa mingil hetkel meie poolt esitatud küsimustele vastata,
et siis on vähemalt teine olemas, kellega me saaksime kontakti ja see ei takistaks menetluse tähtajast üleminekut. Teise olulise punktina teeb lube väljaandev asutus siis dokumentide komplekssuse kontrolli. Ja kui see on läbitud, siis luba väljaandev asutus kontrollib ka üksikasjalikult dokumendid ehk siis vaatab sisse. Ja kui on hindajate poolt positiivselt need 2 etappi läbitud, siis ka luba väljaandeva asutuse sõltumatu töötaja teeb ka antud menetlusele kvaliteedikontrolli, kus ta vaatab üle, et kõik menetlusetapid oleks korrektselt ja nõuetekohaselt läbi viidud. Ja kui need eelmainitud etapid on läbitud, siis koostab lube väljaandev asutus otsuse, üldjuhul positiivse ja väljastab veeremile kasutusloa või laienduse, oleneb loa tüübist. Ja peale seda kannab ta uue tüübi siis Euroopa veeremi tüübi registrisse RATV. Nüüd natuke näitame teile ka OSS süsteemi taotluse väljasid. Et esimene ongi taotluse kirjeldus, kuhu te peate sisestama hindamismenetlust taotleva ettevõtte andmed. Et juriidiline nimi, siis on taotleja, on ka kõik muud ettevõtte puudutavad andmed. Ja see tuleks alati korralikult esimesel korraga ära täita, et siis see aitab ka kaasa, et menetlus, et meil ei tekiks lisaküsimust ja alati iga vähem meie poolt esitatud probleem alati kiirendab menetluse protsessi. Järgmise punktina tuleb määrata vastav hindamisasutus ehk siis kas NOBO või DEBO. Et siia tuleb siis vastav hindamisasutus, kelle te olete valinud kes hindab siis veeremi vastavust Eesti riiklikele nõuetele või siis antud riigi nõuetele, kus te soovite veeremi kasutama hakata. Ja järgmise välja peal on siis loa üksikasjad, kuhu tuleb panna siis, mis loa tüüpi te soovite taotleda, kas uut luba, laiendust, tüübile uuendamist või siis esmast luba vastavalt teie taotluse tüübi. Raudteevõrgustik, kus te soovite veeremi kasutama hakata. Eesti puhul oleks korrektne hetkel sisestada kogu Eesti 1520-1524 millimeetriga raudteevõrgustik. Aga loodame peagi siia lisada ka Euroopa laiuse 1435, kui on valmimas meil ka uus Euroopa laiusega raudteelõik Euroopa suunast. Et järgmisena peaksite täitma välja, mida saate täita sellel puhul, kui te soovite kas tüübiluba muuta, uut luba ja tüübile laiendust, et siia väljadele tuleb panna olemas laiendatava või uuendatava veeremi tüübi andmed. Et seda välja ei pea täitma siis, kui te taotlete esmast luba. Ja siin samamoodi tuleb panna siis loo omaniku nimetus ja tema aadress ja tema kontaktandmed. Mille järgi ja samas see kehtiva tüübile omanik ei pruugi olla alati taotleja. Sest võib ka olla see, et eelmise loo omanik ei ole huvitatud näiteks tüübiloa ulatuse laiendamisest. Et siis taotlebki veeremi uus omanik uut luba. Et ja siis ikkagi peab taotluses olema meile teada, et mille alusel me seda hindame. Et selleks ongi vajalik see kehtiva loa omanik alati kindlalt ära täita. Ja järgmisena peaks täitma ära siis ka
kehtiva veeremi tüübi kirjeldus, et mida soovitatakse uuendada või laiendada. Siin ongi tuleb panna siis tüübi identifikaator. See tähendab siis Euroopa referentsnumbrit RATV süsteemist ja teiseks tuleb panna tüübi nimi ja muud vastavad andmed. Ja all on ka veel veeremit käsitlev teave, kus siis on võimalus ka, et soovitakse näiteks tüübile uuendamist teatud kindlale veeremi registrinumbriga registritud veeremile. Kui seda näiteks olete ümber ehitanud, et siis saab ka ühe kindla veeremi põhiselt taotleda näiteks uut luba või muudetud luba. Ja samas tuleb sisestada ka kohaldatavad eeskirjad, mille alusel on, Mikk, palun vaata slaide, et siia väljale tuleb siis täita KTK-d ja muud eeskirjad, mida on antud veeremi vastavuse hindamisel kohaldatud. Ja hetkel niisugused peamised punktid oleme siin ära täitnud ja muidugi koos selle taotlusega tuleb siis üles laadida ka OS-keskkonda taotluse dokumendid vastavalt juhistele. Natuke räägin ka OSS-i laetavast veeremi vastavuse hindamise dokumentatsioonist. Et kui menetlejaks on TTVTA, siis tuleb kindlasti üles laadida ka riigilõivu tasumist tõendav dokument. Teiseks väga olulised dokumendid on vastavuse hindamisasutuse NOBO-DEBO sertifikaadid, mis siis tõendab veeremi vastavust Eesti nõuetele. Siis EU vastavusdeklaratsioonid, veeremi kasutus- ja hooldusjuhend ja muud ülejäänud veeremi tehnilist käitlust puudutavad dokumendid ehk siis tehniline mapp. Järgmisena räägiksin, vabandust, Mikk, pane järgmine slaid. Ja paar tähtsat infokildu veel infovahetuse kohta OSS süsteemist. Et peamine rubriik OSS-is suhtlemiseks on rubriikteemad ja kuhu me sisestame kõik vajalikud küsimused kategooriatest 1 kuni 4 ja kategooriad siis määravad küsimuse olulisuse, mis mõjutavad vastavuse hindamisloa ja tüübiloa väljaandmist. Ja vajadusel saame suhelda ka läbi Teamsi koosolekute, mille me siis organiseerime e-kirja teel. Aga kui väga kiired küsimused on, siis võib alati ka meile helistada. Räägin siis nüüd nendest teemadest, mille kaudu siis toimub suhtlus vastavuse hindamismenetluses OS-süsteemis. Ja need on siis jagatud 4 kategooriasse. Et 1 kuni 4 ja et tüüp 1 on nagu lihtsam küsimus, mis otseselt ei mõjuta taotluse tulemust. Tüüp 2 alla kuuluvad küsimused, mis võivad viia taotlustoimiku muutmiseni või nõuavad taotlejalt väiksema mahulisi meetmete võtmist. Võetavate meetmete üle otsustab taotleja ja need ei takista veeremi tüübi loa ja veeremi turule laskmise loa väljaandmist. Tüüp 3 puhul märgime ära küsimused, mis eeldavad taotlejalt taotlustoimiku muutmist, kuid ei takista veeremi tüübi loa ja veeremile turule laskmise loa väljaandmist veeremi kasutamise tingimustega või muude piirangutega, mis on taotleja poolt taotlusest täpsustustest põhjalikumad või rangemad. Küsimustega tuleb siiski tegeleda, et saaks välja anda veeremi tüübi loa või veeremi turule laskmise loa.
Ettepaneku küsimuste lahendamiseks võetavate meetmete kohta teeb taotleja ja need lepitakse kokku küsimuste tõstatanud isikutega. Ja viimane tüüp, number 4, on tüüp, mis on juba kõige olulisemad teemad. Ja need on siis küsimused, mis eeldavad taotlejalt taotlustoimiku muutmist, samuti veeremi tüübi luba ja või veeremi tüübi turule laskmise luba ei anta, kui küsimus ei ole lahendatud. Ettepaneku küsimuste lahendamiseks võetavate meetmetega kohta teeb taotleja ja need lepitakse kokku küsimuse tõstatanud isikutega. Ja natuke siin räägin teile ka, kuidas teemade üksikasjad, teemaploki üksikasjad meil on märgitud. Alati, kui meie või siis keegi teine menetlev asutus esitab taotlejale siis teema vastavalt liigile, siis esiteks ta määrab ära liigi üksikasjad. Ehk siis, nagu ma enne varem mainisin, kas siis tüübist 1–4. Andmeväli olek siis näitab, et kas küsimus on töös, ootab lahendamist või on juba suletud ehk siis lahenduse leidnud. Kasutus- ja tegevuspiirkond tähendab punkt riiki, mis ala see antud küsimus mõjutab. Et kui näiteks siin näitena, kui näiteks soovitakse vastavus hinnata veeremid näiteks Baltikumis, 3 Eestis, Lätis ja Leedus. Ja kui näiteks küsimus teema puudutab näiteks Eestit, siis tuleb siia panna ainult Eesti, et siis see tähendab seda, et Läti ega Leedu hindajad selle küsimusega ei pea tegelema. Või ehk siis ei puuduta see Läti ja Leedus olevaid küsimusi seoses vastavuse hindamisega. Järgmisena on looja nimi ehk siis menetleja, kes selle teema on avanud. Ja siis alati määrame ära ülesande saaja. Et see võib olla siis kas kogu taotleja ettevõte või taotlejate ettevõttest üks isik, et seda saame ka määrata isikupõhiselt. Ja etapp tähendab seda, et mis hindamise etapis me oleme selle teema tõstatanud, kas siis dokumentide komplekssuse, ehk siis kas ta puudutab taotlust ja dokumentide komplekssust või siis näiteks kui on etapp dokumentide terviklik hindamine ehk siis sisuline hindamine, siis võime küsida antud etapis kas dokumendi vahetamist või dokumendi asjakohastamist. Ja loodud see siis tähendab, millal on see teema üles laetud ja ajakohastatud, näitab siis millal, mis tähtajaks on lõpetatud teema käsitlemine. Ja andmeväli prioritiseeritud märgitakse ära siis, kui on näiteks teema lahendamine üle läinud ja siis sellega me osutame tähelepanu, et see tuleb kiiremas korras tuleb asjaga tegeleda. Sellega siis oleks need peamised teemade väljad üle räägitud. Ja siis ootame teie küsimusi antud teemal. Aga võib ka eelmise teema kohta, et kõik küsimused on teretulnud. Mainin ära, küsimusi võib chati ka panna, et kes küsida ei julge. Tundub vist ei ole julgeid, et siis annaksin sõna taaskord Mikule, et ta natuke valgustab ka teid OSCE ühtse ohutustunnistuse
poolse infoga. Nii, nüüd peaks mind kuulda ka jälle olema. Et jah, ma väga pikalt ei räägikski, just erinevused tõi välja, aga sarnasusi väga ei toonudki välja, et kuna ühtse ohutustunnistuse menetlused on OSHis nii-öelda suht sarnased VRMi vastavusindamise nii-öelda menetlusele, siis Tanel juba rääkis enam-vähem need kastid ära, mis seal vaja täita oli. Et põhimõte on suhteliselt sarnane. Aga mis selle nii-öelda ühtse ohutustunnistuse nii-öelda põhimõte siis üldse on? Et seadus ütleb, et avalikul raudteel sõitmiseks peab ettevõttel olema ühtne ohutustunnistus sulgudes ÜOT, mida toetab ja ajakohastatud ohutusjuhtimise süsteem, millest me ennem rääkisime. Et jah, selles mõttes, et ühtne ohutustunnistus lihtsamas keeles oleks see, et hea töö eest tunnustatud tulemus. Ehk siis see on siis see sertifikaat, mida nii-öelda kas TTÜ või siis Euroopa Raudteeamet väljastab vastavalt sellele, mitmes riigis tegutsetakse ja millise valiku siis ettevõte on valinud. Ja sellega ongi see, et selle saamiseks on siis vaja ettevõttel ajakohastatud ohutusjuhtimissüsteemi ja toimivad siis ohutusjuhtimissüsteemi ka, et rakendatud siis reaalajas ja igapäevategevustes. Samuti on ohutus või tähendab ühtse ohutustunnistusega see asi, et kui raudtee ohutuse protsessid on oluliselt muutunud, tuleb ühtset ohutustunnistust ka ajakohastada. Ehk siis näiteks siin on olnud erinevaid näiteid Läti laienemisest, et kui näiteks Läti suund tuleb ettevõttele juurde, siis tuleb ühtset ohutustunnistust ajakohastada ja seda ajakohastab siis Euroopa Raudteeamet, sest seal on 2 nii-öelda riiki menetluses. Nüüd selle erinevus on see, et kui näiteks ajakohastatakse piirijaama, siis võib teha nii-öelda Eesti ohutusasutus seda läbi viia ja Läti ohutusasutus on kaasatud. Aga näiteks kui sõidetakse juba piirijaamast kaugemale, siis on vaja, et Euroopa Raudteeamet seda teeb. Samuti on see, tuleb jälgida seda, et millal see ühtse ohutustunnistuse kehtimise aeg lõppema hakkab. Sest siis tuleb saata uuendustaotlus läbi OSS süsteemi. Et just see kehtivusaeg on tavaliselt 5 aastat olnud meil, kuid meil on võimalik seda teha väiksemaks perioodiks. Ja kehtivusaeg siis ei muutu ka, kui ühtset ohutustunnistust ajakohastatakse. Ehk siis ütleme, et kui Läti suund näiteks juurde tuleb, siis ühtse ohutustunnistuse lõpukuupäev jääb ikkagi samaks. Et sellega on ka hästi palju alt mindud. Ja see taotlus siis tuleks saata sisse läbi OSS süsteemi 6 kuud enne tähtaja lõppemist. Et siis on meil aega, on teil aega. Et vastasel juhul võib seal selline olukord tekkida, et näiteks me ei jõua enda menetlust valmis õigeks ajaks. Ja siis tähendab see seda, et teil lihtsalt ei ole kehtivat ühtset ohutustunnistust mõnda aega ja ei saa sõita nii-öelda avalikul raudteel. Et siis tuleb otsida abi nii-öelda kas partnerettevõttelt või siis üldse mitte sõita sellisel juhul. Nii, ja siis märgiks ka selle ära, et kui lisanduvad ohutust muutvad raudteeprojektid, tuleb uuendada ettevõtte ohutusjuhtimissüsteemi. Et siin on silmas peetud ikkagi sellised olulise muudatusega, mis ettevõtte protsessid oluliselt muudab, näiteks ongi graafikute ühildamine või siis suuremad muudatused, näiteks hakatakse ohtlikke kaupu vedama kaubaettevõtte poolt, et siis sellisel juhul peab enda ohutusjuhtimissüsteemi muutma. Ja samuti nendel piiriülestel ühtsetel ohutustunnistustel on see asi ka,
partnerettevõtete abiga. Ehk siis kui on mõni partnerettevõte, kellel on ka ohutusjuhtimissüsteem, näiteks Läti ettevõte, siis peavad selle projekti põhiselt uuendama ohutusjuhtimissüsteemi mõlemad. Ehk siis see Läti ettevõte kui ka Eesti ettevõte. Et kui teil näiteks aastane uuendus on, oleks seal kirjas. Ja mis siis veel, et ühtsete ohutustunnistuste arvestus peetakse avalikul veebilehel eradis.era.europa.eu, et sealt on võimalik kõikidel soovijatel vaadata, et kellel on see ühtne ohutustunnistus või siis näiteks kontrollida, et kas ettevõttel on üldse see ühtne ohutustunnistus. Sertifikaate näiteks kontrollida, et on suhteliselt kasulik lehekülg, mida soovitan vaadata. Et seal tuleb muidugi valikusse panna, et kas ühtse ohutustunnistuse on väljastanud Eesti või Euroopa Raudteeamet. Et selles mõttes, et Euroopa Raudteeameti nimekiri on nende enda all ja Eesti oma on eraldi. Ja siis natukene räägin sellest tegumillipas ka, mis siin all on. Et siin on erinevad kategooriad, et mida Tanel väga ei maininud, oli see, et peaksime vaatama neid erinevaid kategooriaid. Et kui on näiteks mitu erinevat lehte ühel täitmise lahtlites, siis tasub need erinevad lehed kõik ära täita. Ehk siis lahtlis ongi taotlus ise, mida Tanel juba näitas ka. Teemade lahtlis on need kõik teemad, mis me oleme tõstatanud ja seda ka Tanel näitas. Projekti meeskonnas näed seda, et kes teie menetlust hindama hakkab ja kes on meeskonna määrajad ja nii edasi. Ja samuti seal näeb riigipõhiselt seda, et näiteks kui on Läti ohutusasutus kaasatud, siis näeb ka Läti nimesi seal. Ja siis teine asi on seal on kirjas ka need inimesed, kes siis taotlevad. Ehk siis nagu Tanel rääkis, et vähemalt 2 taotlejat peaks olema, et juhul kui ühte inimest kätte ei saa, et samuti on ka ühtse ohutustunnistuse puhul oma vähemalt 2 inimest, kes siis sellega tegeleks. Ja oleks hea, kui ettevõttes oleks inimene, kes on vähemalt lugenud läbi Euroopa Raudteeameti poolt väljastatud selle one-stop shopi juhendi. See on küll inglise keeles, aga selles mõttes on seda võimalik tõlkida, nagu ma enne rääkisin, kas Google Translate'iga, mingi AI-ga, või siis inimesega, kes oskab inglise keelt, et miks mitte. Siis on ka tulemustabel. Siin nüüd on selline info, mis on, kui meil hakkab kas mingisugune etapp lõppema, näiteks dokumentide terviklikkuse hindamise etapp, siis te näete sealt, et millal see lõpeb. Ja hakkab dokumentide detailne hindamine. Et samuti seal on igasugused otsused, mis menetluse käigus on tehtud. Näiteks kui on ettevõtte taotlenud ajapikendust, et tal läheb rohkem aega, et tegutsemisplaan valmis saada või siis ütleme, et tahab lisaaega, et mõnda teemat veel lahendada. Et kui ei jõua nii kiiresti, siis see info läheb ka sinna kirja, pluss siis põhjus, et miks seda menetlust pikendati. Siis on veel hindamise lahter, kus näete siis seda, et on kirjutanud Eesti, Läti, Leedu näiteks kokkuvõtted, Euroopa Raudteeamet samuti on nende kokkuvõtete puhul näiteks otsuse teinud või siis on näiteks Eesti otsus seal kvaliteedi hindamine lõpuks vaadatakse üle terve menetluskäik. Samuti on lõppotsus on ka selle hindamise lahtris, et millise otsuse siis kas TTJA või siis Euroopa Raudteeamet tegi. Siis selline lahter on ka nagu teek, kuigi eesti keeles on see raamatukogu tegelikult. Et siin on siis kõik dokumendid, mis on menetluse käigus üles laetud. Et sealt saab neid välja filtreerida ja otsida. Ja sündmuste logi näitab seda, et millise tegevuse on selle menetlusega viimasti tehtud. Kuigi ma mainin veel selle ka ära, et tavaliselt näiteks minul on see kella ikooni jälgin peaaegu iga päev, et selle kaudu siis näen, milliseid muudatusi keegi on kusagil taotlusel teinud.
et selle kella ikooniga saab ka. Ja siit saab filteerida, eksportida ja kõike seda. Mainin veel ka seda, et siin üleval on vahepeal nii-öelda keelemuudatus, et kui näiteks ei meeldi OSS inglise keeles, siis on võimalik seda ka eesti keelde lisada, nagu mina praegu tegin. Nii, ja siis räägin eraldi lahtrid ka ära, mida VRM-i nii-öelda vastavushindamisel ei ole. Et esimene on kohaldumisala, nii-öelda see suur lahter. Et taotluse liik on, siin tuleb väga õigesti valida, et mida te täpsemalt soovite teha. Et kas on uus ühtne ohutustunnistus, on ohutustunnistuse ajakohastamine või ohutustunnistuse uuendamine. Ja uus ohutustunnistus on nii-öelda lihtne aru saada, mis see täpselt tähendab, et taotlete uut, aga ajakohastamine ja uuendamine, seal võib tekkida natukene sõnavääratusi. Et inglise keeles on ajakohastamine on update ja uuendamine on renewal. Ehk siis eesti keelde tõlgituna on see, et ajakohastamine on see, et kui on olulisi muudatusi tekkinud nii-öelda ohutusjuhtimissüsteemis või on mingi muu tingimus sinna lisandunud, siis on vaja valida, et ohutustunnistuse ajakohastamine ja sellega siis ei muutu ühtse ohutustunnistuse lõpukuupäev. Aga kui lõpukuupäev nii-öelda lähenema hakkab, siis on vaja taotleda ohutustunnistuse uuendamist. Ehk siis ohutustunnistuse uuendamine, selle tuleb saata siis 6 kuud ette ja siis üle ja peaks olema. Tavaliselt on see okei olnud, et 6 kuud me oleme jõudnud küll. Siis siia lahtrisse on nüüd, võib-olla tuleb isegi see number automaatselt, aga see on nii-öelda eelmiste tunnistuste Euroopa tunnusnumber, et see on see sama number, mis seal Iradises on siis ühtse ohutustunnistuse number, mis siis praegu teie ettevõttele kehtib. Eelmenetluse lahter on ka siin, et kellel soovi, see võib teha eelmenetlust, kuigi meie üldjuhul ei soovita seda väga teha, et see on suhteliselt suur ressursikulu kõigi jaoks. Et pigem seda vältida, kuigi kui on väga vaja ja on vaja kindlalt ühtset ohutustunnistust, siis on see võimalus olemas. Siin on veel ka ECM määruse teisele lisale vastavuse kontrollimine ohutussertifitseerimise protsessi kaudu, mis siis tähendab seda, et kui soovitakse oma VRM-eid hooldada ühtse ohutustunnistuse kaudu, siis tuleb siia panna jah. Aga kui ettevõttel on juba ECM, siis tuleb siia kirjutada ei. Ehk siis ECM annab selle õiguse nii või naa ja siis ei ole vaja ühtse ohutustunnistusega seda üldse nii-öelda taotleda. Jah, hakkab vist aku ka tühjaks saama vaikselt, aga jah, selles mõttes, et ECM-iga siis tuleb jah, sinna just ei kirjutada. Ja kui näiteks taotlete ECM-i, siis ikkagi võib ta olla jah, sellepärast, et siis teil on vähemalt mingisugune variant olemas, kuidas te enda VRM-eid hooldate. Aga jah, väga oluline ei ole. Ma vahepeal laadima enda arvuti. Muidu uuemates menetlustes ma olen näinud, et siin on ka nüüd OSSi on uuendatud ja siia tekib uus lahter koolituskeskuse tunnustamine, nagu mul siin üleval on välja toodud. Et see on sinna tekkinud sellepärast, et ülejäänud Euroopa riikides mõned ohutusasutused saavad koolituskeskusi tunnustada, kuid Eestis see seaduse järgi niimoodi ei ole. Et seda teeb Haridus- ja Teadusministeerium, ehk siis meie lahtris on see alati ei. Ehk kui teil on nii-öelda küsimus, et mida koolituskeskuse tunnustamise lahtrisse kirjutada, siis alati kirjutage ei Eesti kohta. Ja siis on nii-öelda teenuse osutamise tegevuse alguse eeldatav kuupäev, et millal te soovite nii-öelda seda tegevust uuesti alustada. Väljaandev asutus on siin Euroopa Liidu Raudteeamet näiteks, kuigi kui te valite siin näiteks riiklik ohutusasutus, siis ta annab teile uue lahtri, kus siis täpsustatakse, milline ohutusasutus ta on. Et siis saate valida siin keel, mis on siis eesti keel.
Teen ka natukene selgemaks, mis need kastid siin kõrval on. Need kastid on linnukeste kastid, kust meie saame näiteks või siis teie saate teemade alla avada nii-öelda viite. Ehk siis EIN koodi järgi, kui ma näen, et teil näiteks see number ei kattu, vist kadus ära vahepeal slaid. Ja ma korra proovin uuesti jagada. Nii. Anna mulle seda esitlus praegu. No, nüüd andis, okei. Ma lähen tagasi. Ja siia. Nii. Ja, et kus ma nüüd jäingi pooleli, et siin need linnukesed, et nendega siis avame viite, et näiteks kui mul on mure selle eelmise numbriga, et kui ta ei kattu sellega, mis see raadises kirjas on, siis ma avan näiteks viitena selle sinna teema alla, et siis saate sellele viitele nii-öelda klikkida ja see viib teid taotlusele õigesse kohta, mida te muutma nagu peate. Sest neid saab muuta ainult ettevõte, et meie neid muuta otseselt ei saa, aga me saame nii-öelda juhtida tähelepanu, et mis on nendest valesti. Siis meil on siin taotletud tegevusliik. Siin on nii Eesti kui ka Läti osa. Et Lätis tuleb ka täpsustada, et mis ala seal näiteks, kas on ainult Piirijaam Valka või siis on kaugemale, näiteks Valmeresse juba sõidata, et siis see näiteks info peab seal kirjas olema. Et mis piires või siis kogu Läti näiteks raudteevõrgustik. Aga sinna tuleb jah kirjutada isegi läti keeles, et taotlusel võiks olla nii-öelda riigikeeles. Et vastavalt sellele, mis riigis nii-öelda tegutsetakse. Ja taotletud tegevusliik on ka see, et näiteks kui tegeleb ettevõtte reisijate veoga, siis tuleb märkida ära, kas tegeletakse ka nii-öelda, kas kiirrongid on ka või näiteks ei ole. Et kui on näiteks reisijate vedu välja arvatud kiirrongid või siis reisijate vedu kaasa arvatud kiirrongid, et seal on 2 varianti. Et samamoodi kaubavedudel on näiteks kaubavedu sealhulgas ohtlikud kaubad ja kaubavedu välja arvatud ohtlikud kaubad. Et siis on kõige konkreetsem, et mis tegevusliik teil on. Ja siin kavandatava tegevuspiirkonna määratlus on ka hästi oluline, et saaks nii-öelda kas kogu Eesti 15-24 millimeetri rööpmelaiusega raudteevõrgustik või siis Eesti Vabariigi 15-24. Et saaks see ka õigesti kirjutatud, sest muud moodi me avame nii-öelda teema ja siis sellest on natukene palju jama vahepeal, et kui sellega alt minna, siis otsusele nii-öelda väljastatakse ühtne ohutustunnistus, võib juhtuda, et see väljastatakse valesti, kuigi ma tean ise omast kogemust nii palju, et TTJA ikkagi kontrollib selle ennem üle, et kui otsus üldse väljastatakse, et seal kõik ilusti oleks. Aga mida see võib teha, on see, et ta võib menetlust pikendada, kui see näiteks õigeks ajaks lahendust ei saa. Ja kui on taotlusega näiteks probleeme veel ja soovite seda muuta, aga näiteks ei oska või ei saa, siis alati küsige abi sealt Euroopa Raudteeameti service deskist, nagu ennem Tanel mainis seda meiliadressi ka. Et see on, nad on hästi abivalmid seal, et soovivad aidata küll. Nii, aga tüübid on ka erinevad kui veeremi vastavuse hindamisel, et ühtsete ohutustunnistuste puhul siis tüüp 1-ga küsitakse täiendavaid dokumente või tõendeid meie poolt siis. Ja tüüp 2-ga lihtsalt küsitakse ettevõttelt välja toodud mittevastavuse lahendamist järgmise korraliseks järelevalve käigus. Ehk siis see teema peaks lahendatud olema järelevalveks. Ja järelevalvet, et millal me üldse tuleme selle ohutusjuhtimissüsteemi järelevalvesse, seda näeb ka TTJA nii-öelda kodulehelt, et seal on järelevalveplaan täitsa olemas. Iga aasta nii-öelda tehakse uus plaan. Ja kui on järgmise tüübi teemasid avatud, peab tüüp 2 teema kajastuma ka tegutsemisplaanis.
et mida rohkem teil erinevaid teemasid seal tegutsemisplaanis on, seda parem. Et tegutsemisplaani me oleme hakanud nüüd rohkem küsima ka, et just ettevõte saaks paika panna ise meetmed ja tähtajad, et ei peaks ametnikud peale suruma mingisuguseid meetmeid või tähtaegu, et ettevõte saaks ise ka midagi teha, et oleks vabadust. Ja kui ühtse ohutustunnistuse uuendamise ajaks ei ole teema lahendatud, võib hinda tõsta teemataset järgmises menetluses siis. Et vahepeal me oleme seda teinud, et kui on ikkagi oluline teema, siis avatakse näiteks 3. tüübiga teema järgmises menetluses, et jätkutegevus on lahendamata. Samamoodi on tüüp 3 on mittevastavus, mille korral küsitakse ettevõttel konkreetse kuupäevaga lahendus siis kava ja hiljemalt 3 kuud pärast menetluse lõppu on see viisakuse reegel meil. Et selle teema võib hiljem lahendada, aga pigem las ta jääb sinna 3 kuu piiresse, et muidu on see, et ta kaob kuhugi ära, et siis ei leia keegi seda järelevalves üles ja järgmises menetluses ka, et siis ei ole nii-öelda ohutus väga hästi tagatud. Ja see konkreetne kuupäev siis peab olema ettevõtte poolt esitavas tegutsemisplaanis ja kui on mitu 3. tüübi teemat üleval, siis võib kas TTJA või eravaade siis ka näiteks tüübi 4 teema selle kohta, et ettevõte ei lahenda enda 3. tüübi probleeme. Ja 4. tüüp siis on ka mittevastavus, mille lahendamata jätmisel menetluse käigus ei väljastada taotletud või võidakse rakendada ühtse ohutustunnistuse piiramist, peatamist või selle 4. tüübiga ka, et kui näiteks selline tüübi teema teil üleval on, siis ärge kohe nagu ära ehmatage, et seda taset on võimalik redigeerida, et näiteks kui ettevõte esitab mõjuva põhjuse, miks ta ei saa seda tegevust teha või tööd veel teha. Et alati tasub ennem läbi rääkida ja siis vaadata, et kas me saame seda muuta 3. tüübiks ka, enne kui nii-öelda paanikasse minna. Et siis sellega on ka tüübid ära räägitud. Ja siis üks asi, mis ma tahtsin veel siin välja tuua, on see, et siin on kehtiv versioon siis raamatukogus. Ehk siis raamatukogus näeb seda, et milline versioon on siis taotlusel praegu kehtiv või siis mis osaga näiteks ohutusjuhtimissüsteem saadeti. Et näiteks kui ohutusjuhtimissüsteemis tehti uuendusi, siis on nii-öelda versioon 1 ja versioon 2. Et siin on näiteks versioon 3 juba, et see tähendab seda, et taotlust on näiteks 2 korda uuendatud, et midagi oli seal taotluse lahtrites valesti. Me juhtisime neile tähelepanu ja siis on nüüd nii-öelda versioon 3 sellest tekkinud. Et siin saab nii-öelda silma peal hoida, et mitu korda te siis taotlust uuendanud või siis mis taotluse hulk on. Näiteks kui ongi see, et Valga jaama näiteks ei ole eraldi vaja välja tuua piirijaamana, siis ja te avastate seda alles hiljem, siis võite selle taotluselt näiteks maha võtta, informeerida näiteks lätlasi ja meid, et te võtsite selle maha ja siis see versioon siin muutub. Et see ei ole midagi nagu hullu ega ei tohiks olla. Nii. Ja siis ongi, kas teil on tekkinud küsimusi ka ühtse ohutustunnistuse kohta OSS kasutamise näol? Et jah, muidu sarnasusi on hästi palju, et samamoodi näiteks suhtlus on pigem OSS-is, et pigem eelistame jätkukommentaaridena seda suhtlust kui seda, et nii-öelda helistatakse ja palutakse midagi muuta. Et mida rohkem kirjalikult on, seda parem. Ja vajadusel siis saab ka Teamsi koosolekuid teha, et kui on väga vaja kohtuda. Aga kiiremad teemad saab alati telefoni teel läbi rääkida või siis on see, et kui näiteks millestki ei saa aru, siis telefoni teel on hea küsida. Vist tundub, et ei ole tekkinud küsimusi vahepeal. Et siis mina tänan omalt poolt ja annan sõnajärje tagasi siis Priitile. Nii, olemegi oma infotunniga jõudnud siis lõppu.
Kui nüüd kellelgi peaks veel ikkagi küsimusi tekkima, siis meie meiliaadress on info@ttja.ee, et palun need siis sinna saata ja siis teile vastatakse. Ja nagu varasemalt öeldud, siis selle salvestuse ja need slaidid tegelikult ka paneme siis ülesse ja siis on neile võimalik ka hiljem ligi pääseda. Aga mina tänan Tanelit ja Mikku nende sisukate ettekannete eest ja tänan ka kõiki, kes siis osalesid. Ilusat reede pärastlõunat kõigile ja peatselt saabuvat nädalavahetust ning kui meil siis uusi infotund on tulemas, siis me seda ka kommunikeerime ja kohtumiseni. Aitäh, kõike head, nägemist. Aitäh. Aitäh, head päeva. Aitäh, head päeva. Aitäh. 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 Aitäh.